pakuks nagu rohkem huvi. Et temaga oli juba selline tugevam seos ja noh, see on nagu mu enda isiklik vaatanud, mis muidugi ei pruugi õige olla. No tegelikult ega nüüd see raamat ei ole ka ju ainult Theodori kirjadest, vaid seal on ka, tegelikult nad kirjutasidki ju võrdselt, mõnele kirjutas rohkem Theodor, mõnele kirjutas rohkem Axella ja pärastpoole, kui Theodor oli juba haigem, siis tihtipeale kirjutaski rohkem Axella. Axella oli tegelikult minu meelest nagu musternäidis selle kohta, et kuidas üks väike naine saab olla nii suur. Ja ka selles raamatus ma nagu natukene püüdsingi välja tuua ka selle, et tegelikult ju tema, ütleb, et nagu nende pere püsiski nagu tema najal, vähemalt pärastpoole. Ta võttis meeleldi teise töökoha juurde, ta oli nõus tegema kõik mida. Just selleks, et oma mehega ära elada, mees haiglamise omale, et muidu ta oleks seda teinud, sest elu läks kalliks nii seal lõpus ja kuidagi pidi otsaga kokku tulema ja siis ta töötas põhimõtteliselt mitmel kohal, et raha saada. Ja just see, et ta ka oma enda nime kuskil nii väga ei eksponeerinud, et ikkagi esikohal oli Theodor, aga ütleme, et mingis täheloodki ilmusid tal vahel lihtsalt, et AKL, eks ole, Axella Hildegard Lux. Kes teab, see teab, aga kes ei tea, ei tea. Ja seal on palju detaile ja nüansse. Kaks Soome daami pidid tegema näituse Axellast. Nemad olid Soomes moodne feministid, mille pärast nad seda raha ei saanud, aga selleks kontekstis ma ütleks täienduseks, mul on midagi feminismi vastu, aga Axella ei saa kunagi mineta feministid ja lihtsalt üks väärikas daam. No see Soome feministidega, ma ei tea, teemast kõrvale täitsa puha, aga minu eest see on nagu mehed ja naised on loodud juba erinevad füüsiliselt kui ka nagu mõtte seisukohalt, et mina võin ennast küll hingelt feministiks pidada ja võiks seda julgelt välja öelda. Minu jaoks on feminism ikkagi, mis puudutab täitsa teemast mööda, aga mis puudutab ikka naisõiguseid, on õigus võrdväärsed võimalused ja võrdväärsed õigused just nagu seaduste ja ühiskonna ees ja see on feminism ja selles tegelikult ka Axella võitles ju, et sul aga mitte loosungitega, just oma tegudega, jah. Et ta ei ole